Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Hiljuti väitsite, et Eesti energiajulgeoleku tagamiseks tuleb ehitada veel 400 tuulikut. Sellega seoses tekkis mul mitu küsimust. Esiteks, veebruaris ja märtsis oli elektri hinnad Eestis tavapäraselt kõrgemad, kuna tuult ei olnud ja tuulepargid ei töötanud. Millest tuleneb teie kindlus, et uute tuulikute ehitamine muutub olukorra paremaks? Võib olla hoopis vastupidi. Me muutume veelgi enam ilmast sõltuvaks. Teiseks, tuuleenergiat subsideeritakse tänapäeval tarbijate poolt. Kas see tähendab, et uute tuulikute ehitamine suurendab veelgi nende subsiidiumide mahtu? Ja kolmandaks, riigiettevõtte Enefit Green on teatanud, et madala elektri hinna korral ei toodeta tuuleenergiat üldse. Kas see tähendab, et tuuleenergia tootmine on kasumlik vaid kõrgete hindade juures? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Kindlasti me vajame rohkem kohapealseid ehk eestimaiseid tootmisvõimsusi ja kuna meil päikeseenergia või päikeseelektri tootmise turg on juba üsna küllastunud, siis meil kõige kiirem ja kasutamata potentsiaal on just nimelt tuuleenergias. Ja seda, et taastuvenergia aitab tuua alla elektri hinda, on muuhulgas öelnud ka teie erakonna liige Taavi Aas, kui ta vastutas energeetika eest 21. aasta novembris, kutsus ka Taavi Aas üles kiiresti rajama taastuvenergia tootmisvõimsusi ja selles mõttes ma olen Taavi Aasaga väga nõus. Nüüd, nagu te oma küsimuses ka viitasite, siis kui meil tuleb turule rohkem taastuvenergiat, siis tulevad allapoole ka elektrihinnad. Ma ütlesin ennem, et päikeseenergia tootmine on Eestis, meil on installeeritud üle 1200 megavati, mille tõttu on meil olnud ka viimastel kuudel väga palju päevi, kus on olnud miinushinnad, mis on olnud hea tarbijale, aga kindlasti mitte suur rõõmusõnum tootjale. Ja möödunud aastal me importisime kolmandiku oma tarbitud elektrist, nii et seal on ruumi küll, mida kohapealsete investeeringutega täita. Ja kui te küsite toetuste kohta, siis tegelikult toetused on ajas vähenenud. Need tuulepargid, mis kunagi aastaid tagasi kvalifitseerusid toetusele, 12 aastat on täis saanud ja selle tulemusena on tegelikult ka nad toetusskeemi alt väljas. Ja meil on veel kavas siis järgmine kuu kuulutada välja ka vähempakkumine taastuvenergia võimsuste loomiseks, selleks, et meil oleks rohkem investeeringuid energeetikasse ja loomulikult on seal kõige suurem potentsiaal just maismaa tuulel. Nii et kasutame need võimalused ära, mis meil on ja me saame kokkuvõttes kindlasti madalama elektri hinna. Näiteks juunikuus on keskmine elektri hind olnud meil natukene madalam kui 59 eurot megavatt-tund. Aitäh!